tere, õpetaja Kairi siin. Tänases tunnis selgitame, kuidas korrutada erimärgilisi arve. Esimesel juhul teeme näite, kus meil on kaks positiivset arvu, 3 korda 4 ja me kõik teame, et 3 korda 4 on 12 ehk ükskõik millise kahe positiivse arvu korrutis on alati positiivne arv. Nüüd võtame ja korrutame sootuks 3 4 vastandarvuga ehk siis -4. Mida see korrutamise tehe siis siin antud hetkel tähendab? See tähendab seda, et meil on 3 liidetavat, mis on siis võrdsed -4. Ja kui me nüüd 3 korda -4 kokku liidame, me saame tulemuseks negatiivse arvu -12. Ehk siis, kui me korrutame positiivset arvu negatiivse arvuga, on tulemuseks alati negatiivne arv. Nüüd vahetame tegurid ära ja korrutame sootuks -4 3. Aga mida me teame? Me teame seda, et korrutis ei sõltu tegurite järjekorrast. Ehk ka siin on siis vastuseks -12. Või me võime ka seda võtta kui 4 ja 3 korrutise vastandarvu. Ja jätame siis endale meelde reegli, et negatiivne korda positiivne on ka alati negatiivne arv. Ja nüüd viimasena asendame nüüd 3 ja 4 nende vastandarvudega. Ja jätame meelde ka siis alati selle, et kui meil teine tegur on negatiivne arv, siis kindlasti välja kirjutades paneme neile sulud ümber. Ja siin on meil siis tegemist olukorraga, kus meil on tulemuseks -4 korda -3 annab meile tulemuseks -12 ehk tegemist on siis -12 vastandarvuga, mis on siis positiivne 12. Ehk alati, kui me korrutame negatiivset arvu positiivse arvuga, on tulemuseks positiivne arv. Õpi endale need reeglid pähe ja harjuta korrutamist erimärgiliste arvudega.